Nii, tere hommikust. Kell on 7:43. Oleme jõudnud siis oma ujumises stardipaika, kus siis tegelikult jookseme välja võistluse ajal. Aga täna on siis võimalus, kus me saame seda asja proovida. Ujumine toimub siis kanalis. Vesi on praegu 18 kraadi, õues on circa 9-10 kraadi. Parajalt siuke jahe veidi, aga äratab üles, et selles mõttes on nagu juba hea olla praegu. Paneme ka lihtsalt selga ja vaatame, mis see vesi on. Prillid puhtaks ja tähendab paneme kaitse peale, et nad uduseks ei lähe. Siis paneme mütsi pähe ja lähme ette. Sellisena see kanal siis hommikul siin välja näeb. Enam-vähem kellaaeg, kus siis Kevin peaks veest välja hakkama tulema või olema veest väljas. Hüppab ratta peale, aga kuhu läheb, on nagu siiludus. Ei tea, kuhu minna. Nüüd päike hommikul paistab nagu täna, siis on hea ja saab äkki varsti udu ajuda. Aga praegu igastahes on näha teda siin ujumas. Õnneks nii paks udu ei ole, et päris teisele poole kaldale ei näe, aga ikka korralikult ujutab. Niisugused barjäärid ette pandud, et pealtvaatajad jumala eest tee ühte vaatama ei saaks tulla, mis seal toimub. Vaatame, mis siit, kas siit midagi, kui siit niimoodi august piiluda, siis midagi näeb. Et sportlane kütab praegu nüüd siis teises suunas pikk seda kanalit, kuhu alguses siis start läheb. Aga nüüd näete, siis udu hakkab ajuma tänu päikse tugevusele. Loodetavasti nad näevad nüüd teineteist. Päris peadpidi kokku ei pane, just õnneks jah, rammik jääb vahet. Sportlane teeb ikka veel korralikult veeproove siin, tajuda, kuidas see kanalis ujumine siis kiiresti on. Nii, oleme jõudnud ühe Saksa väiksesse külla. Selle küla nimi on Vallesau. Trass läbibki üsna palju selliseid külavahealasid. Ja noh, ütleme niimoodi, et kui meil ütled seal Eestis küla, siis suht tihti on ikkagi kruusatee. Aga siin ideaalsed tingimused. Sõida asendis, ilusti kõik asjad saad ilusti läbi minna. Nüüd ma keerangi vasakule Haideki peale, kuhu läheb võistlusrada. Väike põnts oli siin. Et selles mõttes osades kohtades ongi sellised järsud kurvid. Aga külad ei ole pikad. Paarsada meetrit ja oledki jälle tee peal. Võtad poisa sisse ja minek. Ossa poiss selle sirmiga olen ikka korralik ufo, ma pigem võtan eest ära ja näeb ausaid Eesti silmi on ja. No, läks kinni. Teen siis oma rattatrenni siin praegu. Tulin jälle siia vägevale kergliiklusteele. Ja muidugi tulin proovima oma võistlusratast, et panin ketta alla ja proovin asendit natukene ikkagi asendis sõita üsna palju kui võimalik. Täna enam palju pole jäänud. Ainult see ratas ongi 25-30 kilomeetrit ja peale seda põhimõtteliselt jalad seinale ja ei mingit muud liigutamist. Et võib-olla õhtul kerge jalutamine, aga üldjoontes ikkagi
nüüd oleme oma organismid lülitanud võistlusrežiimi peale, et võimalikult vähe liigutamist nii-öelda muudel asjadel, et pigem ikkagi treeningutel kontrollida ja lihvida veel, mis on ja ega see pühapäev enam kaugel ei ole. Nii on. You got a hold on me, you take control of me, just don't let go of me, I don't wanna lose you. You got my head spinning, with all the bad thinking, want you to last with me, I don't wanna lose you. Hold on me, take control. Nii, ma tegime. Teeme oma jalgrattad vahetus alasse ära. Äkki Tom tee väike video sinnapoole ka. Et tegemist on üsna suure vahetusalaga. Väga palju rattaid, ilusaid rattaid. Igal ühel omale sobiv ratas. Pro-klass ja siis nii-öelda veel teised on siia äärde toodud, kus siis minul ongi nagu veidi lihtsam. Tulen veest välja, käin telgist läbi, vahetan riideid, võtan siit oma ratta, number 30 ja siis juba lähen vahetusalast välja.